Niipea, kui lapsed saavad piisavalt küpseks, hakkame me õpetama neile tähti, selleks, et nad saaksid õppida lugema ja saaksid lugemisest rõõmu tunda. Sarnane põhimõte kehtib ka liikumise puhul. Selleks, et lapsed saaksid liikumisest rõõmu tunda, tuleb neil selgeks õppida liikumise põhielemendid. Ja niimoodi sarnaselt lugemisoskusega kujuneb lastel ka kehaline kirjaoskus. Liikumisoskused, mida laps peaks omandama, on näiteks kõndimine, jooksmine, uisutamine, suusatamine, rattaga sõitmine, ujumine, kõik sellised tegevused, mis aitavad tal ennast maa peal ja vees edasi liigutada. Teisest küljest peaks õppima laps spordivahendeid käsitlema. Palli viskama, püüdma, jalaga tabama, reketiga tabama, hokikepiga peatama, kurikaga palli pihta lööma. Kolmandaks peaks laps õppima oma keha valitsema, tasakaalu hoidma. Kui kõik need oskused on hästi käpas, siis saab nende oskuste peale kujundada tegelikult siis päris spordiala oskused. Kui laps ei õpi näiteks korralikult palli viskama niimoodi, et tal oleks mugav ja ta suudaks palli täpselt visata, siis tegelikult ei saa ta pallimängust rõõmu tunda. Kui ta ei õpi korralikult palli viskama, siis ei saa ta hiljem õppida hästi tennist mängima või sulgpalli rääkimata odaviskjast või kuulitõukest. Põhiliikumisoskused arenevad kiiresti 3. ja 8. eluaasta vahel. Tähtis on see, et põhiliikumisoskused ei arene iseenesest küpsedes, vaid neid on tarvis õppida ja arendada. Kui selles põhiliikumisoskuste kiire arenguperioodis jäävad oskused kuidagi kängu, siis hiljem seda mahajäämust on juba palju raskem tasa teha. Ja kui laps ei õpi selle kiire arenguperioodil korralikult põhiliikumisoskusi selgeks, siis hiljem ei ole tal tegelikult võimalik hästi õppida selgeks erinevaid spordialasid. Kui sa tahad, et su laps tunneks hiljem rõõmu lumel lauatamisest või surfamisest, siis oleks tähtis, et ta õpiks varakult ennast libistama jääl ja lumel ja tasakaalu hoidma. Selleks, et tunda rõõmu ja eduelamust pallimängudes, on tähtis varakult harjutada käe- ja silmakoordinatsiooni. Uuringud näitavad, et lapsed, kellel on paremad liikumisoskused, saavad hiljem ka rohkem liikuda, nende kehaline aktiivsus on suurem. Tähtis ongi see, et lapsed mitte lihtsalt ei oleks kehaliselt aktiivsed, vaid selle kehalise aktiivsuse käigus saaksid õppida ka neid oskusi, millele hiljem ehitada üles aktiivne eluviis. Moodsad uurimismeetodid on võimaldanud avastada, et vaimne ja kehaline areng on omavahel tihedalt seotud. Liigutuslikult osavamatel lastel ei ole mitte lihtsalt suurem kehaline aktiivsus, vaid nad kipuvad ka koolis paremini hakkama saama. Nii et lisaks sellele, et kehaline kirjaoskus võimaldab meil oma keha eest hoolt kanda, võimaldab ta meil ka oma vaimu arendada. Me võime öelda, et nii nagu lugemisoskus on oluline vaimu arendamiseks, on ka kehaline kirjaoskus oluline vaimu arendamiseks.